tere! Jälle tagasi. Täna on siis juba teie jaoks järgmine Vlogmasi video. Ma veel ei tea, mis päeval ma see üles saan, aga täna on minu jaoks neljapäev, kui ma ei eksi. Ehk siis ma alustasin suht kohe järgmisel päeval edasi oma videoga. Aga praegu ma tulin just hambaarstilt. Et lasin omal hambad üle vaadata. Et mul selles mõttes mul hambad on korras, aga lihtsalt hambakivi tekib natuke, et siis kuna mul on suus vanadest breketitest on traat, siis sinna traadi juurde hammaste külge nagu tekib seda hambakivi natuke liiga palju, et siis ma käin aastas korra või kaks käin seda eemaldamas ja muidu hambad on selles mõttes terved, et selle üle mul on hea meel. Mul vist oligi niimoodi, et lapsena ennem breketite saamist mul oli kogu aeg mingid probleemid hammastega, mingid augud, ärgid-särgid. Ja nii kui mul olid breketid ära olnud, siis alates sellest mul ei ole ühtegi auku olnud. Tui. Et sellega mul vedanud praegu. Nii palju mul arst soovitas, et ma peale sünnitust minu enda mugavuse jaoks võiksin tegelikult need tarkushambad tagant välja tõmmata, et kuna nad veits nagu kasvavad viltu või kuidagi, et siis mul seda toitu nagu koguneb sinna tagumiste hammaste vahele ja see on jube tüütus, kogu aeg mingid lihatükid, värgid-särgid lähevad sinna kahe hamba vahele nagu ja nad jäävad nii kinni ja ma ei saa neid kätte ja siis hambad hakkavad valutama sellest ja ühesõnaga kogu aeg üks jama, ma vahest isegi raske mingi, pintsettidega võtan lihtsalt toitu vahelt välja, sest et see segab elu juba. Et seda võib-olla tõesti peaks siis peale sünnitust mõtlema, et need üldse välja tõmmata, et teine variant on nagu täiesti uued hambad sinna panna, et mis oleks nagu kuidagi ilusti rivis. Mul on nad enam-vähem, aga nad on veits nagu nihkes. Aga uute hammaste panemine, see on ikkagi kallis töö, on ju. Et kuna nad on viimased hambad, et siis lihtsam on nad võib-olla lihtsalt ära eemaldada. Vot, aga praegu ma olen teel üldsegi Paidesse. Mul hambaarst oli Türil, aga ma nüüd lähen Paidesse. Ma vaatan korra, kas ma saan omale 2026 aasta kalendermärkmiku, et mulle viimasel ajal kuidagi meeldib kotis kaasas kanda ja niimoodi sükest paksu kalendermärkmiku. Et mul on selle aasta ma on olemas, aga nüüd siis ma vaatan, kas ma võtan uue sisu sellele, et on sükeste nagu klõpatsetega, et sinna saab sisu vahel osta. Või siis ma ostan täiesti uue, et ma olen veits kahe vahel. Mul on praegu sükene keskmises möödusse praegune kalendermärkmik, et on nagu suhteliselt okei mõõduga, aga võib-olla natuke äkki võiks olla suurem. Samas ma ei tea, kas ma tahan suuremat saada. Ühesõnaga ma lähen koha peale, ma vaatan, mis variante seal on. Äkki seal on mingid hästi ilusad kaaned, siis ma arvan, ma armun nendesse kohe ära. Ühesõnaga ma vaatan, mis ma leian sealt. Apteegis käisin ka just, ostsin endale rauatablette. Mul oli eile see hämmaka visiit ja siis sain, et rauatase on natuke nagu langema hakanud, et midagi hullu veel ei ole, selles mõttes on nagu okei. Et midagi väga katastroofilist ei ole, aga ikkagi juba oli mitte rohelises, vaid mis iganes kollases või mis värv see on. Et natuke ikkagi langenud, et peab hakkama toetama seda rauataset natuke. Et ostsin rauda ja siis lisaks ma ei tea, mul otseselt hämmakas ei käskinud, et ei rääkinud sellest, aga mul oli seal vereproovis oli mul üks näit, oli ka pisut nagu kõrge. Ja siis ma olen alati peale arstil või peale neid analüüse ma nagu käin sealt või lasen ChatGPT-st need vastused läbi, et küsin, mis tema arvab nendest vastustest. Ja siis tema ütles, et et kõik muu on nagu see rauateema, aga et see, mis on natuke kõrgem, et see siis on kas B12 puudus või foolappe puudus. Ja kuna ma tean, et foolapped
võib võtta raseduse lõpuni, aga ma jätsin nüüd viimasel ajal nagu mitte päris võtmata, aga ma võtan mingit raseda kompleksvitamiini, et seal on seda lihtsalt suhteliselt vähe sees. Et siis ChatGPT justkui soovitas, et ma võiksin natuke juurde võtta ja siis B12 ka, ehk siis mul oligi alguses niisugune karp, kus ongi täpselt foolappe pluss siis mingid B-vitamiinid. Ehk siis ma hakkan seda ka juurde võtma veel jälle edasi nagu, et ma kunagi võtsin, siis mingi aeg ma nüüd ei ole võtnud. Et ma nüüd siis võtan seda ka, et sellega ei ole hullu, kui ma seda rohkem võtan, et ma ei näe, et ma peaks seda küsima otseselt. See on niisugune pisike tablett ka, et see pole raske nagu võtta ka, et ma mõtlesin, ma siis võtan seda ka, et siis on kindel, et millestki puudust ei oleks. Aga jah, ma olen nüüd, käin seal Vaarose poes ära, vaatan, mis märkmikud seal on. Ja siis peale seda ma käin veel korra toidupoest läbi. Ja siis ma lähen koju seda märkmikku täitma, sest et see on juba nii põnev, et seda ma tahan kohe täitma minna. No nii, ma olen nüüd kodust tagasi. Kõigepealt käisin seal Vaaroses. Seal oli mingi siuke teema olnud, et neil ei ole väga sisusi. Neil on tarnega mingi teema, et tarnijad annavad kuskile suurtele tegijatel rohkem ja siis sinna millegipärast väga ei anna sisusi. Mul varem oli selline nagu pisikene ja ainuke variant, millel oli sisu olemas, ma vaatan ka, oli siuke suurem. Ehk siis, ja halli värvi. Ehk siis ma pean nüüd vaatama, et kas mulle meeldib see. Ma kirjutan siia sisse, ma testin, ta on siukene nädalapäevadega niimoodi, nädala kaupa. Et ma testin, kas mulle sobib see. Ja nad ütlesid, et järgmise nädala kolmapäevaks peaks siis tulema uus kaup. Jällegi nad loodavad, sest et nad on varem ka igasuguseid lubadusi sellelt tarnijalt saanud. Ühesõnaga, eks siis näha ole. Aga ma käisin ka toidupoes ära. Rutsile tõin fileerulle või ja tilliga. Soodus oli, ma ei tea, Rimis oli kuidagi lihavalik oli nagu väga nigeldana. Põhimõtteliselt kanaliha oli, et nagu muud liha praktiliselt polnudki. See on nüüd minu meelest, see on jah seaga. Et siuke tundus päris maitsev. Siuke näo oma. Et äkki on okei. Tõin 2 pakki, see säilib suht kaua. Siis tõin Rutsile veel kanasnäkke, 2 erinevat. Ma tean, et ta küsis neid lihasnäkke, aga ma ei tea täpselt, millist ta tahab. Seega ma lihtsalt tõin midagi. Siis mul on toidu jaoks endal vaja paprikat. Siis on beebiporgandit. Siis vahukoort läheb toidu jaoks vaja. Rutsile tõin Zero Monsterit. Mina ise ei joo praegu. Siis ma tõin endale sibulat, punast sibulat. Siis on jälle need proteiini muusseed, need vahud. Nii. Siis on kapsas. See tuleb mingi selle veisehakklihaga panen kokku, mingi värgi teen. Oissin tagurpidi. Ühesõnaga mingi 50% soodusest tänase kuupäevaga oli kartul ja sardell ja kapsas. Mõtlesin, et äkki Ruts peale tööpäeva tahab kiirelt soojendada. Et jah, lihtsalt oli sooduses, mõtlesin võtan. Nii. Ja mis veel? Ma võtsin muna 1 karbi juurde. Siis 2 pakki kanafilee sinki, Max & Moritz.
siis veisakliha. Siis ma võtsin endale 2 pakki brokolit, sügavkülma oma. Ja Rutsile võtsin selle fileerullide kõrvale. Võtsin mingit vokisegu, talle nagu meeldivad need pisikesed vokisegud, mulle näiteks isiklikult üldse ei meeldi. Ma pigem eelistan suuremaid tükke, brokolit ja siukseid asju. Talle need 2. Ja siis on veel 2 veepudelit ka. Et ma joon ainult mineraalvett, et ma kraanivett ise ei joo. Aga ma nüüd panen need asjad külma ära. Ja siis ma lähen täidan oma märkmiku. See on minu jaoks hästi põnev alati. Ma hakkasin nüüd täitma. Ma panin ühe asja juba kirja, aga eks ma sain sellest suht ruttu aru, et ega mul sai väga palju kirja pole panna midagi hetkel. Sest et mul on jaanuarikuuks asju, aga mitte väga palju. Aga no mingid asju saab ikka kirja panna, tegelikult ma isegi mingid sünnipäeva saaks kirja panna. Ma nüüd veits vaatan, mis mul siin kirja panna oleks. Kass paneb normaalselt hullu siin kõrval. Nii, ma sain nüüd telefonist kõik asjad kirja vist. Nüüd ma võtan oma märkmiku uuesti, vana märkmiku ette ja hakkan vaatama, mis ma siit saan veel üle kirjutada. Mul on see vana märkmik on tegelikult tehtud hoopis teise süsteemiga. Et mul on põhimõtteliselt nagu päevade kaupa niimoodi. Ta ongi pühapäev, teisipäev, kolmapäev. Siin ma olen juba sodinud. See on mul juba teine ring, mul mingi hetk jäi pooleli ja nüüd on juba teine ring. Ehk siis see oli nagu hoopis teise süsteemiga. Aga kuidagi nagu ruumi jäi siia nii väheks, et ma tahtsin nagu suuremat saada. Mul läks sealt kõht nii tühjaks praegu. Nii et tulin omale sooja toitu tegema. Ma teen endale broileri kintsuliha, siis brokoli ja vahukoorega. Ehk siis lihtsalt põhimõtteliselt kana kõrvale brokolit, mis on hautatud kõik siis vahukoore sees. Midagi sellist. Ma täpselt ei tea isegi, ma lihtsalt katsetan. Me siin ostsime uue kraani omale duširuumi. Sellise lihtne kraan. Meil vana on, see ots on siin täitsa katki vanal. Nüüd on siis korralik. Rutsin nuputab, seal on veel eraldi see uus mis iganes auk ka. Ja see käib kuidagi kinni lahti ka.
nii et siin nuputab seda süsteemi natuke ja äkki kui joppab, saab juba täna ka uue kraani duširuumi. Nagu praegune kraan pritsib niimoodi. Seega see ei kannata kriitikat enam. Aga ma sain selle toidu söödud, see oli nagu nii hea. Nii et kellel vähegi natukene brokoli maitseb, siis täiega soovitan ja kui sul ei maitse, siis ikkagi soovitan. See vahukoor teeb kuidagi selle toidu täiega heaks. Ma ise istusin praegu maha ja mõtlesin, ma hakkan oma seda teie jaoks eelmist videot siis monteerima. Täna on neljapäev, pühapäeval ma tahan selle üles laadida. Et siis tuleks nüüd ju kokku ka panna. See võtab omajagu aega. Ausalt hästi sihuke tore omadus minu puhul, võib-olla halb omadus, ma ei tea, on see, et ma absoluutselt ei mäleta, mis mul seal eelmises videos oli. Ehk et endal on ka alati põnev neid kokku monteerida, et saab nagu tagantjärgi vaadata, mis nagu tehtud on. Et päris põnev. Ma tegin omale nüüd Vlogmasi jaoks selle sissejuhatuslõiguga. Panin praegu renderdama siia. Siuke väike sissejuhatus, see on tegelikult eelmise aasta klipp siin. Aga teeme selle valmis. No nii, mis siin toimub? Luts võttis kraani ära siit. Ainult paljas kraanikauss veel. Aga nüüd ta paneb siia siis uue segisti asemele. Luts sai vahepeal kraani valmis. Siuke ta saigi. Kohe teine teema. Ma katsetan, kus see võtabki. No idekas. Siin on veel see lukustus mingi mehhanism ka. Nüüd saab siin normaalselt hambaid pesta, ennem oli pool elamist oli vett täis, kui pesta. Oli nice. No nii, ma tulin just trennist, käisin poest läbi ja nüüd ma söön eilset toitu, nagu seda head toitu. Kana, brokoli ja vahukoor. See on nagu reaalselt nii hea, et ma lihtsalt terve päev ilastasin ja mõtlesin, millal ma lõpuks süüa saan seda. Aga kui mul on söödud, siis söömise ajal mul on plaan vaadata ka meile esikusse vaipa. Et meil on tihtipeale see, et me tuleme kuskilt kottidega linnast ja siis kohe ei saa, võib-olla käed on täis, ei saa saapaid jalast ära võtta. Ma tahaks asjad tuppa visata. Siis on see kõik pori on meil siin parketi peal. Ehk siis oleks vaja mingit vaipa. Ma vaatan, kas ma leian. Äkki leiab. Me tegelikult Kaara autost juba midagi nägime.
aga ma pean üle mõõtma täpselt, et kui suurt nagu vaja oleks. Ja siis, kui on vaiba teema tehtud, siis ma veits tegelen Minna sünnipäeva teemaga. Et tal on teisipäeval vist on sünnipäev. Nii et natukene valmistame selleks ka ette. Ma siis plaanin tellida siukse vaiba. Ta on nagu siuke paksem vaip, pehme, siukene svamjas või ma ei oskagi öelda, et tal on siukene veider nagu vedruline muster sees. Mina saan 16-20-ga ja siukene 80 × 120 sentimeetrit. Nagu jah, ta on tume ja mulle nagu ei meeldi, et ta tume on. Aga kuna me käime poriste jalanõudega, siis see ei saa hele olla. Seega ma pean lihtsalt leppima, et ta on tumedat värvi. Ja ma ei tea, me käisime nagu katsumas ka neid matte seal poes ja see nagu oli kõige mõnusam, et seal nagu saab paljaluga käia, kui tahad. Et kuna see meile esikusse tuleb, et siis me ilmselt öösiti käime ikka paljalu sealt ka üle, nii et siis tuleb selline võtta. No nii, Minna pakid on pakitud, kingid on pakitud. Ma pakkisin need 2 ja Ruts ükskord pakkis selle suurega. Nii et need on kingid tal olemas. Tere hommikust! Täna on laupäev. Homme juba on 1. advent. Aga täna mul on hetkel plaan minna jõusaali. Aga kõigepealt ma käin läbi Omnivast, sest et mul tuli mingi pakiteade. Ja kui tavaliselt tuleb mul nagu Gmaili ka mingi teade, et kust nagu pakk pärineb, siis seekord ei ole. Nii et mul on põnev. Ma ei tea, mis siis on. Nii et ma vaatan kiirelt üle, mis siis on. Võib-olla näitan teile ka. Et oleneb, mis pakki ma saan. Ja siis ma käin kiirelt trennis ära, sest et kella 2 on juba Rutsil mu autot vaja. Ta läheb prügi viima. Meil on seda prügi nüüd nii palju tekkinud. Kogu selle majandusega, mis me siin nüüd oleme teinud viimased nädalad. Et siis viib selle prügi minema. Ja siis meil on natukene jälle rohkem ruumi kodus. Praegu on suht kohutav seal toas ringi liigelda, et igal pool on mingid kastid, mingid jäänused, mingid asjad. Maja kõrval on suured prügikotid, et saab selle kõik siis ära viia. Ja mul endal on täna plaan Vlogmassi thumbnail valmis teha, et siis kui nüüd Vlogmas tuleb, muidu ma ju tegin iga YouTube video jaoks eraldi thumbnaili. Kuna ma nüüd hakkan postitama tihemini, et mul siis ajaliselt oleks natuke lihtsam, siis ma teen nagu siukse ühe thumbnaili, kust ma siis hakkan nagu vahetama ainult a la mingi numbrit, et esimene Vlogmas, teine Vlogmas. Et siis on natuke lihtsam mul mitu korda nädalas postitada, et ma ei pea hakkama iga kord thumbnaili ka veel ekstra tegema, et see thumbnaili tegemine võtab ka omajagu aega. Et proovin täna midagi nagu välja mõelda, mis oleks siis sobiks terve jõuluajaks. Aga ma lähen nüüd sõidan Omniva juurde ja võtan paki välja. Nii külm hakkas, üks tädike seal tahtis pakki saata ja ta ei saanud hakkama ja siis ma aitasin teda seal. Panen mikri külge ja siis ma näitan, mis ma sain. No nii. Ma natukene juba aimasin ette. Mul on Saaremaalt päkapikud vist. No nii, aga ma teen selle lahti. Vaatame, mis siin on. Ega ma ei jõua ju siin kauem oodata, ma tahan kohe teada, mis siin sees on.
siin on veel kihte. Ma ei leia, kus see avaneb. Nii põnev. See on ikka nii äge, et mul iga aasta Saaremaa päkapikud käivad Türil. Nii. Ja nüüd veel pakend ka. Mis siit tuleb? Milka. Mul on jälle advendikalender. Ja ma sain... Oota, mine, mis ma näitan. Need Kalevi väiksed šokolaadid ka. Eeldan, et üks on Rütsile. Nii. No, ütleme nii, et nii paljus mu magusa vältimisest. No eks näis, kuidas see aasta läheb. Eelmine aasta ma alustasin jumala viisakalt iga päev ühe maiustusega. Ja siis poole pealt läks keeruliseks. Magusa sõltuvus läheb liiga suureks. Aga no igatahes maitsev on see pakk kindlasti. Aitäh Saaremaa päkapikkudele. Jõulud on kohe siis erilisemad. Aga nüüd tuleb trenni minna. Sest et kell on juba 12:55. Ehk siis tund aega trennis olla. Nii et lähme ruttu. Mul on siin vlogis juba päris mitu head retsepti, aga ma ütleks ühe retsepti veel. Ja tegelikult mul on retsepte veel, neid lisandub, aga ma põhimõtteliselt lasin ChatGPT-l koostada omale mingi äkki oli 8 erinevat sooja toidu retsepti erinevatest lihadest siis. Et mul nagu kuidagi koppa ette ei tuleks, et siis põhimõtteliselt ühte toitu söön 2 päeva ja siis võtan uue toidu. Ja siis ma nüüd panin sellest ChatGPT vastustest panin omale dokumendi kokku. Näitan. Nii. Siin on mul siis erinevad retseptid, koostisosad, tegemine ja poenimekirjad. Siin on esimene on see kana, brokkoli ja vahukoor, seda ma olen juba näidanud. Ja nüüd täna ma hakkan tegema seda veise hakkliha pluss kapsas. Ehk siis siin ongi ainult hakkliha, kapsas, sibul, küüslauk, sojakaste. Ja siia vist võis panna ka vahukoort hulka, kui ma tahan. Et siuke toit. Ühesõnaga vaatame, mis sellest välja tuleb. Võib-olla ma veits midagi muudan. Ma natuke veel uurin ChatGPT käest ka. Et kuidas see retsept täpsemalt oli. Ja siis teen selle tänaseks ja siis homseks jätkub ka. Ja siin on mul veel kreemine paprika, küüslaugu, kana, hakkliha, köögiviljavorm, kreemine spinatilõhe, veishakkliha, paprika ja sibulaga ja Tex-Mex veishakkliha kauss ning meesinäppi kana fritüüris. Ühesõnaga siuksed huvitavad retseptivalikud. Ma nagu täiega soovitan ChatGPT-t kasutada toidu tegemiseks, et päris palju häid ideid annab ja kui näiteks sa ei oska kokata, siis see põhimõtteliselt õpetab teid täiesti peensusteni välja, et kas või mitu grammi ma soola panen, et põhimõtteliselt kõiki asju saab küsida ja ta vastab jumala hästi ära, nii et kui sa ei ole veel proovinud, siis proovi. Nii, ma kiirelt näitan ka, mis asjad mul siia sisse lähevad. Põhimõtteliselt veishakkliha, natuke vahukoort, pool punast sibulat, 1 küüslauguküüs, siis mul on üks süsivesiku vaene sojakaste. Siin on nagu süsivesikuid on mingi alla grammi vist.
siis on kapsas, seda ma panen 300-400 grammi. Ja siis maitseainetest on sool, mustpipar ja paprika maitseaine. Ja nii vähe ongi vaja ainult. Mul siin hakkliha vaikselt praeb. Panin siia soola, pipart ja paprika maitseainet. Ja siis lõikasin siin vahepeal selle küüslaugu, punase sibula ja kapsa ära. Et nüüd ongi põhimõtteliselt lisan hakklihale veel selle küüslaugu sibula. Ja siis kohe pärast seda panen ka selle kapsa ja hautan natukene, panen sojakastet ka. Et hautan koos sojakastmega ja siis mingi 10 minutit umbes või. Ja siis lisan vahukoorega. Ma panin siia kogu portsule 30 grammi sojakastet peale ja nüüd ma segan selle läbi ja siis jätan kanna alla 10 minutiks hauduma. Okei, ma ei ole aega võtnud, aga ma arvan, et mul on siin see olnud juba mingi 20 minutit äkki. Panin just vahukoorega sisse. Et ma natuke tahaks, et see kapsas oleks pehmem. Ma arvan, et see on siuke tunde järgi, et kaua te seda siin autate. Aga varsti saab süüa. Nii, ma sain toidu söödud. Üllatavalt hea oli. Ma algul vaatasin, et tundus siuke kahtlane, aga tegelikult täiega hea. Aga mul jõudis üks pakk vahepeal. Ja see pakk on siukses karbis. Ehk siis siin sees on kalendrid. Selle aasta kalendrid. Nii, ma näitan siis nii A4 kui ka A3. Nendel kalendritel on siukene kaitsepaber ka ees. Aga selle paberi saab siit ära võtta. Ja siis peakaas on A4 selline. Täiega hea kvaliteet on, nagu ma jäin kvaliteediga täiega rahule. Et need pildid on üliteravad. Et mega hea. Siis nii, kohe keerame. Siis jaanuarikuus on mul siukene talvedrifti pilt piirajast. Ja kalender ise on siis selline. Et siin on siis olemas kõik nimepäevad, igasugused tähtpäevad, punased, pühad. Ühesõnaga, kõik siuke vajalik on kirjas. Uus aasta 3 kuningapäev ja nii edasi. Nii, see oli kõik siis automaatselt seal programmis kohe. Siis keeran natuke, siis mul on äkki rohkem valgust. Nii. Siis on veebruaris on siuke pilt Matsurist. Märtsis on üks minu lemmikuid pilte. Siis on ka keeruline jääda. Siukene on märtsis. Et ühesõnaga mul on kõik need iga kuu kohta pildid on mul kodulehel üleval, et sa saad minna ja otsida. Mul on kodulehel pealehelt leiab kohe selle kalendrite tellimise koha. Ja siis sealt saabki siis juba rohkem infot, et mis pildid siin on ja nii edasi ja palju maksab ja siuke on siis A4 suurus, siuke pisikene. Ja siis A3. Ja näitan selle kaant ka, see on natuke teise kujundusega. Et A4 ja A3 on natuke erinevad. Et see ei saanud lihtsalt samasugust teha. A3 on samamoodi kaitse, siukene leht on ees. Ja siis, see on nüüd nagu mega suur. Ühesõnaga, siuke on siis see A3 kalender. Nii, mul on keeruline jätta veits. Selline. Ka samamoodi hästi kvaliteetne, et ma jäin kvaliteediga mega rahule. Isegi ma tellisin siin ühe kalendri omale, kus on natuke osad pildid
nagu väiksema kvaliteediga, et lausa hüüumärk tuli nagu ette seal programmis ja tegelikult on nagu kvaliteet mega hea, et üldse ei saa nagu kurta. Ja siis ma näitan korraga on mingid kuud. Ma ei tea, mis kuu me siin ette võtame, näiteks aprill. Et need kõik kalendrid on köietud selle nagu vedruga ja siis saab siit rippuma panna konksu otsa. Et A3 kujundus on siis selline. Et siin on võib-olla natuke teistsugune. Tere. Okei, oota, ma ei saa niimoodi jätta. Rutsil tuli kaisutuju peale. Aga ühesõnaga sellised need kalendrid on. Ja siukseid vingeid pilte on siin. Et kvaliteet on mega hea. Ja nüüd on nagu siuksed kalendrid ka, et kuhu saab nagu võib-olla paremini kirjutada, et tumedale kalendrile on suht keeruline midagi kirjutada, et valgesse kalendrisse on ikka lihtsam. Et siis on nagu natuke praktilisemad kalendrid ka. Et saab panna kuhu iganes. Kas või nagu mul on WC-sse tehtud need kalendrilehed. Et selle kalendri saab nüüd ka põhimõtteliselt panna kas või WC-sse ja saad siia samma kirjutada igasuguseid asju. Ja tegelikult need kalendrilehed on ka veel saada. Et kui sulle siuke variant ei meeldi, siis kalendrilehed on ka võimalik minult osta. Praegu peast jälle hinda ei mäleta, mis ma sellele panin. Kuskil mingis eelmises videos on mul see hind ka märgitud. Ja kui sa väga tahad, siis ma saan selle hinna sulle öelda. Ma arvan, et ta oli kuskil äkki 30 euro kanti. Ma võin eksida. Ja need kalendrid on vist kuskil 40 euro kanti. Ühesõnaga, ma peast ei mäleta, mul on need numbrid kõik välja arvutatud vastavalt minu enda kulule. Need kalendrid ei ole, kalendrite tegemine ei ole üldse nagu odav lõbu. Et tegelikult on päris kallid asjad. Pluss veel siis tarne ja minu enda vaev ka mingil määral otsa. Et ma üritasin küll teha võimalikult odava kalendri, aga no ei ole võimalik teha väga odavat. Et kalendrite enda hinnad on lihtsalt nii krõbedad. Aga samas kui sul on aasta läbi nagu seina peal ilus kalender, mis on nagu drifti piltidega või mis iganes muude piltidega, siis see on ikkagi oma. Et ma ei tea, mulle viimasel enam üldse ei meeldi mingid poekalendrid osta. Et ikkagi drift on äge ja lastele ka hullult kogu aeg meeldib, vaatavad neid autopilte ja eriti poisile, nii et ma arvan, et see on hea kingiidee jõuludeks, et väga kiire tarne oli. Reaalselt ma tellisin nädala alguses ja täna on laupäev, ehk siis vähem kui nädalaga jõudis kohale. Nii et kui soovid, siis anna mulle märku ja tellime ära. Ja tegelikult on võimalik teha ka niimoodi, et sa valid ise pildid välja minu piltide seast. Et siuke variant on ka olemas, et see on natuke kallim, sest siis on mul jälle topelttöö, et ma pean hakkama neid pilte otsima. Vot, aga nii palju siis kalendritest. Ma nüüd lähen istun arvuti taha ja hakkan juba sedasama videot vaikselt kokku panema. Et kuna see esimene video nüüd natuke tuleb vist pikem, kui nüüd järgmised ilmselt tulevad lühemad veits, aga see nüüd tuleb pikem video, et siis ma juba vaikselt teen algust monteerimisega, et siis on kuidagi hajutab ära selle suure töökoormuse. Et muidu ühe päevaga tehes, siis ma istun terve päeva arvutis. Aga jah, ma olen nüüd arvutisse.
oota, aga ma panin sulle ju selfad, Karl. Ma panin sulle selfakarbi ju. aga mul on väga palju nuusata. No jaa, miks see ju teeb nina katki. See teeb nina katki ju. Mis asi? WC-paber. Tiks peaks proovida. Siin on enne tükki. No palju meid kodus on praegu? Üks on sulle, üks Nissile ka nüüd. Tundub nii. Ma ei tea, mitte midagi. Valgust on vaja. Panen tulebale maha. Mis seal kirjas on? Ikka väga onju. No kas sul on siis veel valgust? Väga pikk on nii väike, kui tinnas, et see on nii väike. Kas sa tahad, et ma loen ette või? Ma ei tea, miks, aga näed ennast. Aga jumala ei toonud mulle iPhone 17 Max Prode. Pole veel jõuluvana käinudki ju. Jõuluvana tuleb alles jõuludel. Aga kus see rullist paber on? Päkapikk viis minema selle. Kas seda viis vana. Mida sa räägid? Päkapikk viis sinu kirja jõuluvana kätte. Nüüd jõuluvana sai teada, mis sa jõuludeks sa tahad. Et nüüd ta ostab mulle iPhone 17 Max Pro. Ma ei tea, kas ta ostab sulle iPhone'i, see on päris suur kink, aga vähemalt ta sai teada, mida sa soovid. Nii, ma loen teile kirja ette. Tere jälle, armsad Eliise, Karl, Andre ja Rudolf. Tervitage minnad ka. Pole tõesti juba terve aasta rääkinud. Aitäh, et mulle kirjutate. Teie kirju on alati nii tore saada. Väga lahe on ka näha, et ka Karl on ilusti kirjutama juba õppinud. Eks kui sügisel on kooli minek, siis ongi viimane aeg omale tähed ja numbrid selgeks teha. Eliise, sina oled ka vahepeal nii tubli olnud. Imetlen sinu suurt ja sooja südant. Näen, et Karlil on juba väga hea soovide nimekiri jõuluvanale olemas. Sa võid Eliise mulle samuti selle kaasa anda, siis saan selle jõuluvanale edasi viia, mida varem, seda parem. Sul, Eliise, oli ka küsimus, et kui väike ma olen. Sellele on päris keeruline vastata. Nimelt on mul võlujõud, mille abil ma saan vajadusel olla kas imepisike või siis natuke suurem. Ma ei ole seetõttu ka kunagi veel ennast mõõtnud. Aga seda ma näen, et teie kuusk on minust palju pikem. Nii ilus. Aga ma nüüd lippan edasi. Loodan, et teile minu lemmik puuviljakommid maitsevad. Mõnusat nosimist ja toredat jõuluaega. PS. Loodan, et varsti ehk tuleb lumi ka jälle maha. Miia. Toid siduda kinni selle millega? Palun. Kinni. Kinni. Aga mul maitseb see. Maitseb või? No siis oleks hästi. Ja see on väga pikk. Oh, tõega. Mis need siuksed on? Ma ei tea. See on just see. Pool sellest. Oi, see mind küüne sisse.
ikka liiga palju võtsid. Pane kile alla seda taasprossi. Aga sa pead aitama, kuna ma ei seda kile peale panna. Kuna ma pole pannud kunagi. Pidi Andra kile ja teise kile külge kinni. Oota, praegu tegemist. Ma saan hiljem aidata sind. Vist sõid ju. Kelle ma teen? See on sulle. Ja kelle ma teen? See on sulle. Ja kelle ma teen? See on sulle. Jäta see. See porgandit kõigepealt. See porgandit. See hakkab seedimine tööle. Oota, autopilt on siin. Tassi. Ja isegi ma tahtsin enne ühest poest osta ühte niisugust samasugust autot, mis on kaunistuse. Okay. Ja see on halle. Äkki mingi vlogmasse. Mis see tähendab? Vlogmass on... Mina hakkan ka nüüd vlogmasse tegema. Vlogmass on see, et need YouTuberid, kes siin videoid postitavad, nemad detsembrikuus, ehk siis jõulukuu, siis postitavad nädalas mitu videot, nagu hästi palju videoid. Et oma igapäeva tegevusi. Jätad see toidu homse või siis need ja selle ka ja siis mine teed tööd. Mis teed? YouTube'i. Ma teen praegu tööd. Arvutis. Ma eile õhtul tegin. Veel. Pole rohkem midagi. Oi. See ei ole nii mõeldud. Viljandis. Sa otsivad kunagi Viljandis juba nagu sviit, et siis teeks nagu... Nii, kell on juba 3:30. Ja ma otsustasin, et ma hakkan seda kardinaid aurutama, et saaks need lühemaks lõigata, et nad ei oleks enam jalus. Nii, et alustame. No täitsa läheb tegelikult sirgeks küll. Ainult, et jube kaua võtab aega. Mingi parem aurut võiks olla. Aga noh, vähemalt saab sirgu. Aga mul on veel see kõik veel teha ja siis mul on elutoas ka veel mitu kardinat. Või kas pead markeriga tegema? Ei tundub, et töötab vist mingeile siia jätta. Mul on joon kõver nemad. Kus roisku kuulus? Oi. See on nii koos.
kaotasin nööpnõelad lihtsalt poole tegemise pealt ära. Nagu how? Nii, ma panin nüüd nööpnõelad siia alla äärde, et pikkust teada saada, kas on okei. Mida tundub vist okei. Nii et nüüd tuleb kuidagi leiutada välja, mismoodi see siukene teip siia triikrauaga külge liimitakse. Siin mingi juhend on, eks peab nüüd testima, ma ei ole kunagi varem siukest asja kasutanud. Nii, see vist sai valmis. See on veel natukene selle destilleeritud vee mingeid pritsmeid sellest aurutust ja need kuivavad õnneks ilusti ära. Siin valguse käest tundub nagu oleks kortsus, aga tegelikult on suhteliselt sirge, eks ta veel vajub ka natuke rohkem sirgu. Ja maast jäi siis üritan näidata. Noh, siuke napilt vastu maad. Okei, mul on mikker veits kaugel korraks, aga ühesõnaga ma arvan, et on nii hästi, kui hästi olla saab, paremaks ilmselt ei saa seda. No nii, ma olen nüüd see tüüpiline ATH-kas, kes tegi ühe kardina ära ja nüüd on veits kopees. Rohkem ei viitsi teha, aga mul on nagu terve see kõik ka vaja veel ära aurutada. Neid ma lühemaks lõikama ei hakka, on niikuinii diivani taga, aga see pool, vähemalt see osa, mis rutsil siin liigub, see tuleks ka lühemaks lõigata. Ma ei tea, kas ma seda täna teen, aga ma täna üritaks selle kõik siis ära aurutada. Saaks lõpuks need kortsud siit välja. Ma väga loodan, et see materjal on siuke, kus tulevad nagu kergelt kortsud välja. Sest et muidu mul saab väga ruttu kopp ette. See võiks päris elus ka nii kiirelt käia, kui siin timelapsi peal. Aga ma sain 2 kardinat siit nüüd aurutatud. Et väike vahega tuleb. Aga mul sai praegu see destilleeritud vesi, 1 pudel otsa. Ma pean nüüd uurima, kas rutsil on kuskil veel või ei ole. Ja kui on, siis peaks jätkama. Iseenesest kõige hullem ei olegi, ma kartsin, et võtab kauem aega. Aga isegi suhteliselt kiirelt läheb sirgu, nii et ma uurin, kas rutsil on veel vett. Ma siin vahepeal hoopis käisin söömas ja saatsin lapsed ära, et ruts läks lapsi viima. Ja nüüd ma olen üksi kodus, nii veider vaikus on. Aga ma nüüd aurutan edasi. Ruts leidis siukse pooliku pudeli. Et saan natukene veel teha. Ma arvan, ma saan selle toa kardinad tehtud, nii et sellega on õnneks hästi.
No nii, saigi lõpuks valmis. Nüüd on nagu täitsa teine teema. Need on ilusad voldid, mitte ei ole lihtsalt kortsud sees. Hoopis teine teema. Tegin selle nurga ka seal ära ja et ma arvan, et praegu vaatasin, et mul oleks vaja need 2 kardinat siin lühemaks lõigata. Aga kuna see on praegu räigelt kola ees, siis ma pigem ootan, et Ruts teeks oma selle nurga siin korda, et siin on praegu, tal pole lihtsalt aega olnud tegeleda, et ta tegelikult plaanib kõik selle nurga siin põhimõtteliselt tühjaks teha. Telekas muidugi jääb, onju. Aga et see nurk läheb tühjaks, et siis kui see lõpuks tühjaks saab, et siis mul on kuidagi lihtsam nagu ligi pääseda ja siis on mugavam teha, et ta otseselt ei sega hetkel meid, nii et ma jätan praegu nii. Aga vähemalt nüüd on nagu üldmulje on kõvasti ilusam. Veits mind nagu häirib see, et tahaks diivanit tuua nagu natukene kardinatest eemale, et ta ei jääks sinna aknalaua peale pressima. Aga seda jällegist mina teha ei saa. Ja meil tuleb niikuinii endiselt veel siia uus vaip. Nii et ju siis saab seda diivanit ka liigutada kuhu iganes vaja. Aga ma nüüd ei teagi, mida oma eluga peale hakata, sest et nagu sihuke suurem kiire asi sai tehtud. Mis ma tegelikult täna tahan teha, on veel kulmud korda. Et kuna mul nädala aja pärast on Rutsiga fotosessioon, me oleme ise fotosessil, me ei ole kunagi veel koos käinud, siis tahaks kulmud natuke varem juba valmistada, et ei oleks liiga tumedad sessi ajaks. Need peaks täna ära tegema, aga see võtab nii vähe aega, et ma nüüd ei teagi, mis ma täna veel teen. Peaks vist lihtsalt koristama hakkama. Ühesõnaga, ma ei tea, ma arvan, ma toimetan natuke veel.